päevast on 2021. aasta kevade esimene päev. Öösel on tulnud rohkem kui sentimeeter või mitmed sentimeetrit lund. Ja meie räägime sellest, kas tulevikus on rohkem torme või tugevaid tuuli. Mina olen Piia Post, Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi atmosfääri füüsikalaborist. Ja neid teemasid oleme me arutanud Velle Tolliga, kes on samuti meie laboris kaasprofessoriks, aga ka Mait Sepa ja Ain Kulliga geograafia osakonnast. Miks see teema üldse oluline on? Mis on motivatsioon seda vaadelda? Tuultel ja eriti tormidel on suur mõju paljudele eluvaldkondadele, näiteks ookeani või meredega seotult laevandusele, rannikumajandusele, aga ka energiamajandusele, tuuleenergeetika, miks mitte ka ülekandeliinide kvaliteedi küsimused kindlasti on vägagi tormide ja tuultega, tugevate tuultega seotud, metsandus, põllumajandus, ehitiste kvaliteet, transport, tuule poolt murtud oksad, puud, lendavad katused. Eesti ajakirjanduses ja ka mitmetes kliimaanalüüsides, sealhulgas ka Eesti tuleviku kliimaprojektsioonides, on väga kindlasõnaliselt väljendatud, et tulevikus hakkavad meie piirkonnas tormid tugevnema ja sagenema. Ja meil atmosfääri tsirkulatsiooni ja kliimauurijatel on tekkinud see küsimus, et millel sellised väga kindlad väited põhinevad. Nii et siin all on näiteks toodud 2019. aasta Postimehest pärast oktoobritormi, mis toimus Lõuna-Eestis, kus üle 60 000 inimese jäi ilma elektrita. Tuli selline artikkel ajalehte, kus selgelt oli väidetud, et torme hakkab olema rohkem. Esiteks me peaksime vaatama seda, kas sellel on ka mingi füüsikaline alus, reaalteaduslik alus, et miks peaksid tuuled ja torvid muutuma tugevamaks. No, esimene põhjus, miks meie piirkonnas võiksid tuuled ja tormid tugevneda, on selles, kui pooluse ja ekvaatori vahel suureneb temperatuuri erinevus. Eks ju? See on globaalne pilt. Mida suurem see erinevus on tegelikult, eks ju, seda suurem on rõhu erinevus, seda suurem on üldine läänevool atmosfääris. Ja sellega siis võiks kaasneda ka tugevnenud ja sagenenud tormid. Ja tõepoolest, meie laiustel või Eestis, eks ju, on see tõepoolest kõige enam torme toov protsess. Kui me vaatame aga tuleviku prognoose ja siin on toodud siis IPCC 2013. aasta raportist kõige suuremaid muutusi lubav projektsioon, siis me näeme, et tõepoolest Arktika soojeneb ja ka soojeneb ka troopika, aga Arktika soojeneb oluliselt rohkem kui troopika, mis tegelikult tähendab seda, et see temperatuuri erinevus pigem hakkab kahanema. Ehk siis sellist otsest füüsikalist põhjust pole. Teine füüsikaline mõju võiks olla selles, et me teame, et temperatuur
aluspinna lähedal on globaalselt kasvanud umbes 1 kraadi võrra alates tööstusrevolutsioonist, meie piirkonnas isegi rohkem. Ja et kas sellega võiks kaasneda siis see, et alumises atmosfääris on kõrgemad temperatuurid, kõrgemal ei ole nii suurt soojenemist ja et hakkaks sagenema need situatsioonid, kui meil esinevad konvektiivsed tormid, kui tekivad tugevad vertikaalsed läbisegunemisprotsessid. Vaatame jälle ühte joonist. See on nüüd analoogiline eelmisele IPCC 2013. aasta raportist, aga siin on toodud siis see temperatuuri jaotus tsonaalselt. Ühes otsas on, parempoolses otsas on meil lõunapoolus, vasakpoolses põhjapoolus ja siis, et Arktikas on väga suur soojenemine, Antarktikas nii suur pole, eks ju, aga väga tugev soojenemine toimub tegelikult ka troopilises kõrgtroposfääris, mis tegelikult tähendab seda, et troposfäär justkui liiguks kõrgemale, just nimelt troopikas. Aga see tähendab mitte ainult seda, et nüüd horisontaalselt, eks ju, suunas muutuvad temperatuur teistsuguseks, vaid see tähendab ühtlasi seda, et meil muutub kogu õhuringlus. Ja see on väga oluline tulevik teada, kuidas tegelikult kogu õhuringlus lähtudes siis globaalsest soojenemisest võiks muutuda. Need olid siis sellised selged füüsikalised arusaamad. Nüüd siis, et aga tegelikult mis näitavad uuringud? Kas see, et meie piirkonnas on juba temperatuur tõusnud kraad, võib-olla 1,5 kraadi sellest tööstusrevolutsioonist alates, et kas see on toonud endaga kaasa tegelikult tormide tugevnemist? Et siin on nüüd ühest meie artiklist koos Mait Sepaga üks aegrida ja me näeme tegelikult, kus on toodud tsüklonite arvud. Ja me näeme, et üle 60 aasta on siin see aegrida pikk, aga on väga suur aastatevaheline muutlikkus, aga ei ole mingit selget tendentsi, et tsükloneid oleks rohkem, nii nagu paljudes kindlates väidetes lubatakse. Nii et tegelikult on kõik hästi tasakaalus. Selles mõttes nagu pikas mastaabis või siin aastakümnete pikkuses mastaabis. Muutlikkus suur, aga selget trendi pole. Teine uuring. Paljud teavad seda, et meie alade tormisus sõltub väga sellest, mis toimub Põhja-Atlandil. Ja siin ongi siis üks uuring koos Kiili professoriga Andreas Lehmanniga, kus on näidatud nüüd 4-17-aastase perioodi kohta, kuidas tsüklonite arvud nendel 17-aastastel perioodidel on ruumis mustrina jagunenud. Ja mida me näeme? Me näeme seda, et kui kahel esimesel perioodil on see tsüklonite mõjukeskus olnud väga Islandi lähistel, siis enne 2000 aastaid, 17 aastat, on see vöönd levinud väga tugevalt Kirdesse, aga me näeme ka seda, et järgneva 17 aasta jooksul on see vöönd jällegi uuesti taandunud. Ehk siis sisuliselt oleks siin viide selline, et Läänemere piirkonnas on uuringuid tehtud väga pikalt, meil on väga pikad aegread, aga kui me viitame näiteks Saksa autorile Feserile artiklile aastast 2015, kus ta on kokku kogunud kümneid uuringuid nii meie piirkonna kui ka teiste piirkondade kohta, siis sealt on
raske lugeda välja mingit selget tendentsi. Nii palju, kui on uuringuid, mis lubavad tormisuse kasvu, on ka neid, mis tegelikult lubavad tormisuse kahanemist. Ehk ühte selget vastust siin sellele küsimusele tegelikult ei ole. Nüüd kindlasti peab hoiduma tormiuuringutes otseselt, eriti pikaajalistes tormiuuringutes peab hoiduma otse tuule mõõtmiste kasutamisest, sellepärast et sedasi ei saa homogeenseid aegridu. Nii et Eesti kohta on ka mitmeid uuringuid, kus on siis enamasti just rannikujaamade kohta arvutatud trende ja need tegelikult ei ole homogeensed, need aegread, ehk need trendid ei ole tegelikult usaldusväärsed. Nii et mineviku kohta ütleme niimoodi, et kui me võtame mingeid konkreetseid ajavahemikke, siis me võime saada ajutisi trende, aga kui me võtame väga pika ajavahemikku, siis me näeme nii tõuse kui langusi. Ja selget tendentsi pole. Tulevik. Mida ütleb meile tulevik? Siin on toodud nüüd ühest teisest allikast 4 globaalse kliimamudeli väljundid tuule tugevuse kasvu kohta selle sajandi lõpuni. Ja kui nüüd jälgida neid mustreid, mis siin tuule tugevuses esinevad, siis te näete, et on nii kasvu kui kahanemist ja ka see muster regionaalselt on vägagi erinev. Ehk siis ka siin puudub selge tulemus. Nüüd me oleme muidugi sellise lõhkise küna ees. Et mis nüüd teha siis, eks ju? Et ühtepidi võib olla ja võib olla ka teistpidi. Et kas siin on ka üldse mingi lahendus? On lahendus. Me teame, et globaalse temperatuuri kasvuga muutub ilmselt kogu õhuringlus. Siit on toodud, eks ju, et näiteks see sama tormide rada, et kas see nihkub, eks ju, kas need mõjukeskmed nihkuvad. Et meil tegelikult on võimalus kasutada suurt hulka mudeleid, et vaadata tulevikku sellest seisukohast. Me peame arvesse võtma kindlasti seda, et globaalsed ja regionaalsed tuleviku vaatamised ei ole sama tõenäosusega. Ehk kui me tuleme või et see tormide aeg on meil ju tegelikult talvel, sügisel, ehk meil tegelikult ei ole vaja mitte aasta keskmisi, vaid sesoonseid projektsioone. Ja kui me tuleme tagasi selle juurde, et täna hommikul oli lumi maas, siis sellisel kevadisel ajal, nagu praegu, on see täiesti kindel sündmus, et juba paari päeva pärast see lumi sulab ära. Samas, kui me oleksime praegu veebruari alguses või keskel, siis analoogilist lootust meil lume sulamisele pole. Miks? Sellepärast, et kiirguslikke efekte, näiteks kasvuhoone efekti, teame me oluliselt parema usaldusväärsusega. Meie arusaam sellest on oluliselt selgem kui need efektid, mis kaasnevad tsirkulatsiooni või õhuringluse muutustega. Mis tähendab seda tegelikult, et see, et kevadel, kui kõrgelt päike käib, lumi lihtsasti ära sulab, on kindel sündmus. Samas kui see, et veebruari alguses lumi paari päevaga ära sulaks, seal me ei saa kiirguse peale loota. Seal me peame ikkagi selle sama atmosfääri tsirkulatsiooni peale loota. Kuskilt tuleb soe õhk, aga meil on importilm. Ja see, kas see soe õhk tuleb või ei tule, eks ju, on teistmoodi määratud. Mis me selle teadmisega siis peale hakkame, et meil on mingi suur teadmatus? Ütleme niimoodi, et me peaksime arvesse võtma kindlasti parimaid praktikaid ja hindama neid riske. Et kui me arvestame, et tõepoolest tormisus hakkab kasvama, siis me peame selleks ka valmistuma. Nüüd, nagu ma ütlesin, et meil on palju mudeleid, mille prognoose või projektsioone vaadata, et kuidas nende seast valida need õiged.
Eks ju? See skaala on väga lai. Kuidas valida õiged? Õiged on need, mis on füüsikaliselt võimalikud. Ehk me peame tegelikult neid asju füüsikaliselt analüüsima ja välistama need, mis pole võimalikud. See annab meile siis võimaluse ka kohalikesse detailidesse süveneda tuleviku prognoosimisel. Ehkki, kui me läheme detailidesse, siis meil kasvab määramatus. Ja seda me peame samamoodi arvesse võtma. Aga kui me ootame lihtsalt käed rüppes, siis tegelikult me ei valmistu mitte millekski. Ja need ohud tabavad meid ootamatult. Nii et kui me tuleme tagasi ka selle 2019. aasta tormi juurde, siis mis oli siin tehtud valesti? Valesti oli projekteeritud see hoone ja halvasti ehitatud. Ja tegelikult meil teadlastel on pakkuda kompetentsi, et selliseid prognoose muuta teaduspõhiseks ja et me oleksime tulevikuks paremini valmis. Suur tänu! Ja, suured tänud, Piia, väga põhjaliku ja huvitava mõttelennutuse ja seoste eest. Ja tundub, et need seosed on tekitanud ka inimestes väga palju küsimusi, millest siis mõned ette kannan, lootes neile sinult vastuseid. Meedias kirjutatakse, et golfihoovuse nõrgenemine toob kaasa tuule tugevnemise. Kas sellel seosel on mingit tõepõhja? Tere päevast, tervitused meteoroloogia päeval. Ma pean kurbusega nentima, et ma ikka ei ole veel professoriks saanud. Et siin küll kahjuks eelnevalt kuulutati, et mul käib üks gaas sinna ette veel, et meil ülikoolis siin lihtsalt õigustati, tehti ametinimetuste muutusi. Nii. See golfi hoovuse küsimus on tegelikult, või ütleme niimoodi, kõik need tuultega seotud küsimused on suure globaalse atmosfääri tsirkulatsiooni küsimused. Ja kui me tahame teada, kuidas realiseerub see suur pilt meil lokaalselt, siis me kõigepealt peame mõistma seda suurt pilti. Nii et isegi see golfi hoovus on suhteliselt väike tegija kogu globaalses mõttes, sest kogu atmosfäär on omavahel seotud. Nii et lähtudes nüüd sellest samast, kuidas nüüd öelda, põhimõttest, mida ma siin püüdsin lahti seletada eelnevalt, on see, et peab vaatama nii siit kui ka sealt poolt ja koguma kokku kõik need uuringud. Et siin nende tuulte ja tormide uuringutega on ka see probleem, et võimendatakse üle ühte lihtsat artiklit ja sagedasti teeb seda just nimelt meedia, sest meediale meeldivad sellised lihtsad lahendused. Nii et ja meeldivad ka sellised lahendused või sellised vastused, kus taga on mingi ekstreemne situatsioon. Nii et mina ei oska selles osas vastata, seda peab vaatama lihtsalt. Aitäh! Nagu ma ütlesin, küsimusi on palju ja need võiks siis suunata, mis vastuseid praegu ei leia otse sinu meiliaadressile. Ühe siiski äkki jõuame. Tänatakse ettekande eest, kiidetakse, et seda oli hea kuulata, nii ta tõesti oli. Ja küsimus otsa. Kas ma saan õieti aru, et Eesti kliima soojemaks muutumine on põhimõtteliselt kindel, aga tormisemaks muutumine mitte? Aitäh, see on väga hea küsimus ja asjast on õigesti aru saadud, mitte ainult Eesti kliima soojemaks muutumine, vaid globaalse kliima soojemaks muutumine tundub hetkel olevat selge vastusega. Et sellel on määramatus oluliselt väiksem, sest see põhineb sellistel protsessidel, mida me paremini mõistame. Ja tormisuse puhul ei ole selget vastust ja mitte ainult, et Eesti kohta ei ole selget vastust, vaid enamiku maailma jaoks ei ole selget vastust. Ja, suured tänud kommentaari eest. Aitäh veel kord põneva esituse eest.